Minu jaoks ongi täna eneseareng null välist infot, et sõna otseses mõttes eneseareng ehk kõik tuleb sinu seest, sinu enese seest. Ja ma kuulen ka välist infot, ma ei kuule mingit sellist poliitilist ja mingit muud müra ammu enam, aga minu jaoks ongi eneseareng see, et mina ise, ma pärast räägin natuke täpsemalt, kelleks nagu mina ennast pean, aga minul ei ole mina ise minu sees, nagu näiteks mõni arvab, et hing on meie sees, kes meid juhib. Mina pigem pean ennast nagu kõrgemaks teadvuseks või kõrgemaks minaks, ehk siis ma ikka pigem ümbritsen oma keha, füüsilist keha siin, kes on maises kehastuses, ja minu jaoks ongi see eneseareng on see oma enda kõrgema mina kuulamine. Ja ma kuulan podcaste ja loen raamatuid ja niimoodi, aga ma tunnen ammu juba ära enda sees, mis mind trigerdab, on nagu halb öeldud, pigem tõmbab seesmiselt. Ja võt sealt taga on mul mingi kas suus taipamine või mingi muu info, mida mina ei ole veel taibanud oma sees. Aga tegelikult juba ammu eneseareng toimub ainult minu enda energia väljas, minu sees ja nii edasi. Ja see, et see väline, kui sa ütled endale, et see väline info, mis tuleb, no ma ei tea, minult, Peebult, Andruselt, mis iganes, et see nagu, sa kaod sinna sisse ise ära, siis võib-olla ongi sellepärast, et sa väga samastud nende teiste inimestega. Aga kui sa vaatad neid nagu lihtsalt teisi elusi, siis see lihtsalt voolab sinu eest läbi ja läheb nagu edasi. Et see nagu ei pane sind endas või oma selles, ma ei tea, tõeks pidamistes kahtlema. Et nii on vast lihtsam. Ma arvan, et see on umbes sama võib-olla äkki, kui on meedia tarbimisega, räägime siis nagu filmist ja muusikast võib-olla, kui ma vaatan näiteks filmi ja ma ei tea, juhtub filmi tegelasega midagi halba, ebameeldivat või kurba ja ma nutan kaasa näiteks, siis ma samastun sel hetkel selle rolli ja nii-öelda kogemuse ja emotsiooniga, aga ma võin ka mitte samastuda, ehk siis vaadata justkui nagu neutraalsemalt seda asja kõrvalt. Jaa, aga sa võid ka mitte samastudes ikka nutta. Jah, see võib ka olla. Jah, et see nutmine ei näita, et sa samastud. Mina ikkagi nutan, aga ma ei nuta enam nagu raskelt, et mul on ka valus, vaid see on lihtsalt nii ilus, kuidas see inimene seal tunneb neid tundeid, kuidas ta mängib, et me võime ikkagi nutta ja kaasa elada, aga me ikkagi ei samastu. Et see on hästi ilus tasand. Tuleme selle juurde, et sinu teekond ja see päris mina. Et ma olen endale kirja pannud, et sulle ei meeldi tiitlid. Aga mis defineerib sind kui inimest ja mentorit ja kust hakkas sinu võib-olla selline esimene, mulle see sõna ärkamine tegelikult ei meeldi, aga ütleme selline teadlik avardumine või arusaamine, et siin on midagi enamat, kui võib-olla ma varasemalt olen uskunud elanud. No minu nii-öelda siis ärkamine oli umbes 6 aastat tagasi. Enne seda ma elasin, no nüüd ma tean, ma elasin nagu automaatpiloodil. Ja mis see tähendab? No kohe peale keskkooli sai minust ema. Ma elasin niimoodi 30 aastat. Olin abielus nendest ametlikult 25 ühe mehega. Kohtusime kuskil 9. klassis, hakkasime käima ja meil on 3 last. Ja minu elu oli siis selline, et hommikul tööle, õhtul koju, tegid perele söögid. Meil oli võib-olla 1 välisreis aastas, mis oli selline nagu puhkus või niimoodi, kuigi see oli ka hästi aktiivne, me jooksime igal pool ringi, et nii-öelda nagu, ma ei tea, kogu raha eest saada seda riiki ja nii edasi. Ja ma ei tea, siis oli meelelahutus, peod, hommikust õhtuni telekas ja raadio tiksusid taustaks ja see oligi minu elu. Ma kordagi ei mõelnud, kes ma olen, mida ma tahan, sest mind oli nii kasvatatud, et naine toidab, ma ei tea, lapsi ja peseb kodus pesu ja et kodu on puhas ja mees on õnnelik, et see ongi elu. Ja siis kuskil paar viimast abielu aastat tuli minu sisse meeletu kurbus. Ja ma ei saanud aru, mis see viga on. Toon sulle selle mikriga natuke lähemale. Ja kõik hakkasid rääkima, et see on mingi keskea kriis, et küll see ära läheb.
ja siis mul tuli meelde, et ma olin koolis hästi hea peaga, mingi 4-5-line, et ma tahtsin hullult minna kõrgkooli peale keskkooli lõppu. Aga kuna ma jäin kohe rasedaks ja tuli pereelu peale, siis see jäi mul ära, ma vahepeal käisin töö kõrvalt, käisin küll kutsekoolis, lõpetasin kutsekooli veel lisaks, aga kõrgharidust mul ei olnud ja tolleks hetkeks olid mul kõigil 3 lastel juba kõrgharidused. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, äkki see on mul mingi täitumata unistus ja läksin siis veel 45-selt läksin veel kõrgkooli, lõpetasin ülikooli ära, no muidugi midagi ei muutunud, eks ju, sees oli meeletu tühjus, siis ma hakkasin hullult pidudel käima, otsisin igasugust meelelahutust välist, sest ma olin seest nii katki ja nii tühi. Ja siis ma ütlesin mehele üks päev, et sorry, mul aitab, ma lihtsalt lahkun kodust. Võtsin endale eraldi üürikorteri, elasin seal ja poole aasta pärast siis mees võttis ühendust, et tead, Jane, et täna sai 6 kuud täis, et kas tuled koju tagasi või lahutame? Aga tolleks hetkeks ma olin oma 2 hirmule otsa vaadanud juba ja tundsin ennast nii hästi. Ma kartsin terve elu 2 asja. Täielikku vaikust ja üksindust. Ja siis ma olin ilma raadiota, ilma telekata, vaikuses ja üksi sellepärast, et tuli COVID, kõik läks lukku. Ma ei saanud kellegiga kohtuda, isegi oma emaga. Ja tolleks hetkeks ma olin nii palju paremas kohas. Ja ma ütlesin mehele, et ma ei tule koju. Ja ma ei läinudki tagasi mitte kunagi mingitele asjadele järgi, mitte midagi nii, nagu ma tulin mingi paari kotiga lahkusin kodust. Nii ma jäin ja me lahutasime. Ja siis tuligi minu ellu eneseareng. Siis ma sain aru, et oh my god, ma olen naiste rahvas. Ma olin terve elu elanud nagu mees. Mina juhtisin, mina majandasin, mina maksin arveid, ma tegin kõike, minu järgi käisime, valisime reisid. No ühesõnaga, ma olin nagu perepea. Ja ma kordagi ei mõelnud, kes ma olen, mida ma tahan, mis on minu unistused, mis iganes, ma ei olnud mitte midagi energiatest, enesearengutest, ma ei olnud elus mitte ühtegi raamatut lugenud tolleks hetkeks, 45. eluaastaks. Ainult koolis kohustuslik. Jah, täpselt. Ja siis ma hakkasin lugema, ma olin nagu svamm, ahmisin enda sisse kõike seda enesearengut ja kõike ja see oli nii ilus lihtsalt, see oli nii ahvatlev, siis tuli tantra mu ellu ja siis tulid enesearengu festivalid ja lõpuks ma kirjutasin raamatu uue ajastu inimesed, see oli veel eriti suur mugavustsoonist välja tulek. Ja nüüd on sellest 6 aastat möödas. Ja täna, ja tegelikult 2 aastat tagasi toimus mul nagu nii-öelda teine ärkamine, kui ma siiamaani elasin nagu nende valgusteadvuse, valgusõpetuste järgi, mis on manifesteerimine, kõik need afirmatsioonid, okei, jaa, see kõik tõi mind väga-väga paremasse kohta, kui ma olin enne seda, aga 2 aastat tagasi, kui ma sain aru, et ma ei ole ainult füüsiline inimene, siis nagu toimus täielik plahvatus ja seda pärast seda, mis on nagu selle aja jooksul juhtunud, see on nagu mu elu on täis maagia. Mis nende 2 vahe on? 2 vahe on? 2 erineva mõistmise vahe siis selle 2 aastase, viimase 2 aasta nagu selle switchi juures. Ja kui sa saad aru, et sa ei ole ainult füüsiline inimene siin, sul nagu piirid kaovad ära. Kõik, mida sa pead füüsiliseks, kõik on piiratud. No näiteks raha. Kui sa arvad, et raha on ainult füüsiline, see on piiratud. Kui sa arvad, et sa oled ainult inimene siin, kõik on piiratud. Sa sünnid, sured ja rohkem nagu mitte midagi ei ole. Saad aru, igal pool on piirid ees. Aga kui sa saad aru, et sa oled enamat ja et kõik on tegelikult vibratsioon ja energia, et kõike saab ühe hetkega muuta, siis on nagu vau. Ma pean nagu oma elu praegu väga hea metafoor on nagu arvutimänguks. Kui sa teed arvuti lahti, hakkad mängima, siis seal sees on üks karakter või avatar, ütleme nii. Aga sina mängija oled arvuti taga. See siin võib ära surra 3 korda, ta saab uuele levelile, uued väljakutsed, kõik, aga sina muudkui vaatlejana või mängijana õpid ja arened, sa tead, ma sinna ei lähe, seal oli vastane ootas, mind lasi maha mälet, sa lähed hoopis teisest teed. Ühesõnaga, see, mis temaga siin juhtub, pole üldse oluline, sest sina siin taga oled see, kes juhib mängu. Ja kui sina saad aru, et sa oled mingi, no ma ei tea, kuidas kellelegi meeldib öelda, kõrgem mina, teadvus, looja, jumal, no ükskõik kelleks ennast pead, on inimestel on erinevad need, mulle meeldib see teadvus või kõrgem mina, siis ükskõik, mis su inimesega siin juhtub, see on nii tähtsusetu.
sul on selline kergus sees nagu, sa tead, et sa tuled kõigest välja. See on nii vabastav lihtsalt. Ehk siis sa tood selle sama paralleeli, et kui arvutimängus on karakter, keda sa mängid hetkel siis iseendana ja siis sa tood selle siia, et siis tegelikult sa ise oled ka karakter, keda sa mängid oma kõrge minana. Ja sa oledki nagu see kõrgem mina, sa ei samastu selle inimesega, kes siin praegu auku kukkus ja ma ei tea, ära suuri linnuksed tulid välja või mis iganes. Sa ei samastu sellega. Sa tead, et sinuga on kõik korras, sest sina oled arvutaga, sina juhid seda. Nõus, aga nüüd on see koht, kus jõuabki see küsimus, et see muidugi ei ole nii üks vastus ka kohe, et see võtab aega meil täna siin, et seda sinna jõuda tegelikult, aga küsimus, mis ma tahan küsida ja kuhu ma tahan jõuda, on see, et kuidas ma jõuan täna inimesena ja kuulaja vaatajana sellisesse kohta, kus ma saan julgelt öelda, et jah, Jane, see, mis sa räägid, ma olen nõus, ma olen seda kogenud või et ma ei ole veel kogenud, aga ma saan täitsa aru sellest potentsiaalist, kuhu ma võiks mõtteliselt nagu jõuda või suhtumiselt või perspektiivilt jõuda, aga täna ikkagi, kui ma sealt pikali kukun, siis ma ikkagi olen augus ja on päkkis. Sest et see switch, mulle meeldis üldse see sama lause, et elu võib muutuda sekundiga ja ma olen seda meelt, et meil võib muutuda öö ja päev terve elu, ma võin olla homme miljonär või homme uue partneriga või elad tees riigis, aga enamikul ei juhtu see ööga. See on nagu pika vindumisega ja tekib nagu mulje, et see manifestatsioon või materialiseerimine mitte füüsilisse on väikeste viivitustega. Nii hea kui halb on, et see on nagu akkumuleeruv nagu efekt, et kui ma olen olnud põhjas 6 kuud, siis ma saan kogeda ka võib-olla, kui ma olen 6 kuud põhjas olnud ja järgmise 6 kuud õnnelik, siis ma saan seda 6 kuu negatiivsust kogeda ka õnnelikult perioodiliselt väikse viivitusega mingid asjad võib olla. Et ta ei ole nagu üleni nagu shiftina nii must-valge, vaid sealt võib vinduda kaasa midagi, mis on varasemalt loodud nagu kuhjaga võib-olla negatiivsut või siis seda positiivset, et üks aitab meid siis all hoida, teine aitab meid üle hoida, sõltuvalt sellest, kumba kätt või poolt me oleme rohkem siis nagu täitnud. Aga küsimus nagu jääb selles, et kuidas inimene jõuab sinna kohta, millest sa praegu kirjadad, et ta saab aru sellest, et okei, see elu siin on lihtsalt üks karakter, mida ma praegu mängin ja mul on võimalik ta elu muuta ükskõik kuidas, mis iganes suunas talle liigutada. See teadlikkuse shift ei juhtu üleöö tavaliselt inimestes. Seal on nagu tohutu usalduse puudumise küsimus, võib-olla seal on mingid hirmud, võib-olla seal on üldse, ma ei tea, informatsiooni puudulikkus, et tegelikult oleks vaja nagu teadvust natukene informeerida. Mis võiks olla sellised nagu, kuidas võiks inimene, kes meid täna kuulab ja vaatab ja kui ta tunneb ja kõnetab see, mis sa räägid, nüüd hakata liikuma selles suunas, milles sa hetkel räägid, et sinna jõuda seda ise kogeda. Sest jutuna on kõik tore ja arusaadav, aga ma tahan ju kogemuslikult aru saada, et läbi keha tunned, et see on see, millest ta räägib. Mul ei ole sellist nagu ühest vastust, et kõigiga juhtub nii, et see juhtub nii. Ma räägin lihtsalt, kuidas minuga juhtus. 2 aastat tagasi ma olin Ühenduses festivalil ja tuli lavale Eva Lepik. Ja ta tegi oma algul seal mingit meditatsiooni või mingit sellist, ikka ütleme meditatsiooni, heli aktivatsiooni ja ta hakkas rääkima sellest, kuidas tema elab täna, eks ju. Ja samamoodi, et ta on vaatleja ja ta ei samastu selle inimesega ja ma kuulasin selle ära, hullult kõnetas. Ma olin ennem ka Eevat natukene piilunud niimoodi, mingid tema tasuta asju kuulanud, aga kuidagi tol hetkel ei kõnetanud. Ja see asi lõppes ära ja see sama päeva õhtu festivalil algas ekstaatiline tants. Ja ma läksin sinna tantsule ja järsku ma nägin seda tantsuplatsi nagu arvutimängu sellist nagu kräkkis või häkkis ja selline, see 3D muutus nagu 5D-ks või 6D-ks või selline, mõtlesin nagu, ma ei ole midagi tarbinud, et come on, mis juhtus. Ja ma sain aru, mu keha nagu, ma olen hästi palju energiatööd, eks ju, õppinud ja valgustöö terapeudiks ja reikit ja ma sain aru, kuidas mu kehaväli nagu niimoodi paisus. Ma olin nagu mingi suur pandakaru. Ja ma sain aru, et ma olen, tol hetkel ma sain nagu kehalise kogemuse, et ma olen enamat kui see füüsiline inimene siin maa peal. Ja kohe järgmisel hommikul ma otsisin selle Eva Lepiku üles sealt internetist ja liitusin tema programmiga ja see, mida tema hakkas rääkima,
see niimoodi kõnetas ja mul hakkasid sellised muutused toimuma. Ma lihtsalt kuulasin tema neid salvestusi. Kui sa seal Eeva Lepiku programmiga liitud, siis sa saad nagu kõikidesse toimunud laividele juurdepääsu ja saad neid kuulata ja ma hakkasin otsast peale minema ja ma kuulasin päevad läbi lihtsalt, ma võtsingi endale vaba aja, ainult kuulasin. Ja nihukesed muutused hakkasid mu elus toimuma ja mul läks selleks aasta. Et näha siis nagu tulemust reaalses elus või? Reaalne elu hakkas kohe muutuma. Okay. Aga läks aasta selleks, kui ma sain kehalise kogemuse ka. Seni ma nagu mõtlesin ikkagi mentaalselt, ainult peaga, et jah, ma olen enamat kui inimene, aga mul ei olnud nagu kehalist muutust toimunud. Ja siis kuskil aasta läks mööda, elu oli juba täiesti teine, on ju, siis ühel hetkel ma nägin nagu ennast kõrvalt. Ma läksin õhtul voodisse, mu keha jäi nagu voodi peale ja mu nagu energeetiline keha või nagu pool keha vajus läbi madratsi, vajus nagu põrandani välja ja tollel hetkel ma olin kuskil nagu toanurgas või niimoodi ma nägin oma füüsilist keha voodis magamas. Ma sain aru, mine metsa nagu, et ja pärast seda läks nagu eriti kergeks. Ja mina ka, sa ütlesid, et me kukume auku, mina ka kukun ikka. Elu käib kogu aeg niimoodi. Ei ole võimalik olla kuskil mäe tipus ja nagu ei ole võimalik, et peale päeva ei tule öö. No sellist asja ei ole võimalik. Kõigi elu käib nii. Isegi kõige suuremate kuurude elu. Aga me mitte kunagi ei kuku enam päris nii põhja. Iga kord see lainetus toimub, aga iga kord, et see lainetus toimub nagu kõrgemal tasandil. Ja väiksem amplituudiga tõenäoliselt. Ja kõik need kogemused, mis tegelikult on nii-öelda negatiivsed, sest tegelikult meie maailmas ei ole positiivseid ja negatiivseid, seni kuni me ei pane ise hinnanguid. Ja kõik nii-öelda negatiivsed või siis need teistsugused raskema sagedusega kogemused on ka kergemad. Et elu läheb igas mõttes ilusamaks, kergemaks, su enda sees on selline sisemine rahu, et ma ei tea, ükskõik mis väljas juhtub, sind ei koti see sõna otses mõttes.